Nii, tere sõbrad, oleme nüüd suve lainele läinud ja jätkame jutluse seeriaga Puhkusele Jeesusega. Nüüd sellel ajal, kui teie seda mõnusates kodudes kuulate nagu enne vanasti, siis mina olen juba puhkusel koos oma naise, lastega, mõne sõbraga ja Jeesusega loomulikult. Aga ennem kui me alustame, siis teeme väikse palve. Isa, taevas, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel. Isa, me lihtsalt täname sind selle hommiku eest. Ja isa, lihtsalt me anname selle aja sinu kätte ja ma palun, et sina võiksid mind kasutada, et rääkida inimeste südametesse. Isand, me täname sind iga ühe eest, kes on meiega koos. Palun, et sa võiksid õnnistada seda aega ja me võiksime olla osaduses teineteisega ja isand sinuga. Amen. Nüüd, täna ma tahaksin rääkida just osadusest. Ma olen väga sotsiaalne inimene ja mulle meeldib osadus. Ning osadus inimestega, osadus Jeesusega, ma arvan, et see on üks väga hea osa või jätk siis seeriast Puhkusele Jeesusega. Nüüd teeme mõned asjad kohe alguses selgeks ära. Kui sa oled kristlane, siis tegelikult nagu, sul ei olegi nagu väga head varianti puhkusele ilma Jeesuseta minna. Kui vaatame sõnas, siis Matteuse evangeeliumi 28. peatükis salmis 18-20 Jeesus, tavaliselt kui inimesed oma elu lõpul ütlevad siis tõesti, mis neil tõesti hingel on nagu viimased sõnad, siis see ongi midagi, mis Jeesus lõpus ütleb, et ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen teie juures kuni ajastu lõpuni. Et kui me oleme Jeesuse vastu oma südamesse, siis väga raske on puhkusele minna või puhkust veeta ilma Jeesuseta. Nüüd, puhkus on niisugune huvitav aeg, kus me trehvame väga palju erinevaid inimesi. Võib-olla oma peret, sõpru, inimesi, keda me ei tunne. Me tihtipeale puhkuse ajal astume välja oma mugavast tsoonist. Meie näiteks astume välja mugavast tsoonist, mugavast Eestist ja lähme telkima, mis on natuke hirmutav. Kui mõelda, et ma teen seda 3 lapsega, siis vaatamata sellele me astume oma mugavast tsoonist välja, me teeme midagi, me satume muude olukorda ja me saame õppida tundma uusi inimesi. Nüüd, siin samas salmis Jeesus ütles, et me läheksime ja kuulutaksime evangeeliumi kõigile loodule. Tänases jutluses või sõnas ma puudutaks osaduse 2 punkti. Üks oleks osadus kristlastega, õdedega, vendadega Kristuses ja teine on osadus inimestega, kes ei tunne Jumalat. Inimesed, kes on nii-öelda maailmas. Aga vaatamata sellele, me liigume ringi, me kohtame inimesi, me elame siin maailmas ja enamus inimesi, keda me tunneme, teame, ei tunne Jeesust. Nüüd, Franciscus ütles väidetavalt, keegi pole seda päris kinnitanud, et see oli tema tsitaat, aga ta ütles väga kaunilt, ma loen selle ikkagi ette, et kuuluta evangeeliumi alati ja kui vaja, siis kasuta selleks sõnu. Meie elud peaksid olema tunnistuseks Jumalast, sellest, kes ta on. Me peaksime kuulutama evangeeliumi
oma tegudega, oma olemusega. Ja mis võiks olla parem viis, kuidas kuulutada, kui olla osaduses? Olla osaduses inimestega, kes Jumalat ei tunne, näidata neile, olla see valgus inimeste seas. Nüüd aastaid tagasi ma kuulasin ühte jutlust. Ma ei mäleta täpselt, kumb vendadest see oli, nii et nimetagem siis härra Saar, ütles kaunilt, et sina võid olla ainus Jeesus, keda mõni inimene näeb. Ja see puudutas mind nii tugevalt, et me peaksime minema kõike maailma, sinna maailma, kus me oleme. Ja olles osaduses nende inimestega, me saame anda tunnistust Jeesusest. Me saame näidata, kes ta on, olles nende keskel, elades nende keskel, nii nagu seda tegi Jeesus. Mäletan, vanasti olid sellised käepaelad olid, what would Jesus do? Et mida Jeesus teeks sellises olukorras, kas ta läheks sinna või sinna seltskonda. Suure tõenäosusega Jeesus oleks palju kahtlastemast kohtades, kui me suudaks aimata või arvata. Mitte nüüd, ma ütleks inimestele, et minge nüüd igasugustesse shadeidesse kohtadesse ja hängige igasuguste kahtlaste inimestega. Ärge otsige pahandusi. Aga see maailm, kus me oleme, need inimesed, kes on meie ümber, me võime olla ainsad kristlased, keda need inimesed saavad tundma. Ja nendega osaduses olla, mitte et ma käin ja kuulutan ja löön neid piibliga vastu päed, aga lihtsalt oma eluga olla tunnistuseks. See on väga suur privileeg. Need inimesed, keda mina tunnen, enamus, ma arvan, teist neid inimesi ei näeks ega kohtaks. Samas minul on võimalus nende ellu rääkida ja oma enda eluga anda tunnistust. Et see on üks osa osaduses, kui me oleme koos, hängime inimestega, kes ei tunne Jeesust, siis me saame olla valguseks. Ja teine osa osadusest on kristlastega koos. Me oleme kutsutud olema koos. Jumal on päris tark. Ta teab asju. Ja juba esimese Moosese raamatus Jumal pani tähele ühte tõsiasja. Esimese Moosese raamatu teises peatükis 18. salmis, jah, see on natukene kontekstist välja rebitud, aga see sobib siia nii hästi, nii et ma võtan endale selle vabaduse. Ja Isand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes temale kohane on. Jumal nägi, et inimesel ei ole üksi hea olla. Ja samuti kristlastel. Me võime veeta aega interneti vahendusel, kuulata iga päev vingeid jutlusi. Ühel päeval kuulad ühte jutlustajat, teise päeval teist. Kõige ägedamad jutlused on ainult mõne kliki kaugusel. Aga see ei ole see, milleks Jumal on kogudust kutsunud. Jumal on kogudust kutsunud selleks, et me mitte ainult ei kuuleks sõna, vaid oleksime ka osaduses. Ma räägin ühe loo. See lugu oli niimoodi, et aastad mõned tagasi, kui COVID möllas, siis enamus koguduse teenistused läksid üle veebi siis. Ja oli üks noor, aga üks abielupaar, kes samuti ei käinud kirikus. Jah, sai vaadata üle veebi, aga nad tundsid, et milleski on puudust. Ja siis ühel hetkel ma tundsin, tõin nagu selle kohe endale lähemaks, et ma tundsin seda, et ma tunnen puudust sellest osadusest inimestest, kes on minu ümber. Ning kuigi me oleme olnud kirikus peaaegu kogu oma teadliku elu, siis me tundsime, et meil on midagi puudu. Ja ma hakkasin mõtlema, et me tahaks leida ühte kogudust, kus oleks osadus, kus oleks inimesed, kes
kes on minu ümber, kes võivad mind toetada. Ma olin jõudnud sellisesse kohta, nüüd siit ka midagi ei tule, siis ma ei tea, kus edasi saab. Ja ma kaalusin erinevaid kirikuid Tartus, mis on. Ja siis lõpuks mõtlesin, et Riste, et ma mäletan Going Upi ajast nii mõndagi inimest siin, et tulen kain perre, mis on ja kuidas on. Me tulime oma abikaasaga siit uksest sisse ja see osadus, mis siin oli, see oli, inimesed olid siin, sumin käis ja kui sa oled tulnud või läinud uude kohta, mida sa ei tunne, võib-olla uus töökoht, mingi pidu, sünnipäev, kus sa oled ainus kont võõras seal, tunned ainult ühte inimest ja tema on kuskil eemal, sa tunned ennast nii out of place. Sa vaatad, et kus ma olen, natuke niisugune veider tunne. Ja sama oli ka alguses meil, kuni tuli minu juurde Innar. Tšau, Mihkel, rõõm sind näha. Ja see sulatas. Ja mõnda aega hiljem tuli Oliver, võta kroksid jalas nagu ikka. Ja ma ütlesin, tšau, Mihkel, sina siin. Ja see osadus, mis järsku sellest tekkis, Innar, Oliver, teil pole õrna aimugi, kui palju see sellel hetkel tähendas. Ja osadus, mis meil siin Ristel on, enamus inimesed võib-olla me oleme sellega nii ära harjunud, et me ei näe seda. Aga see osadus kristlaste vahel, jah, ma võin kuulata jutlust üle veebi, aga pühapäevad on need ajad, kus tulla kokku, nii nagu teie olete praegust kodudes koos, selleks, et olla osaduses, üksteist toetada. Jumal on meid kutsunud seda tegema. Jeesus ütles Johannese evangeeliumis, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina olen teid armastanud. Armastage üksteist, sest sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Nüüd tulles tagasi Matteuse evangeeliumi juurde, mida ma ennem lugesin, et ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud, siis see on üks asi, mida Jeesus on meid käskinud. Armastama üksteist. Ja parim viis armastuse näitamiseks on olla olemas. Panna käsi õlale, küsida, kuidas läheb, olla osaduses, palvetada, kui on vaja, toetada, rõõmustada koos, kutsuda külla, teha spontaanne istumine kuskil, olla olemas. Me oleme kutsutud, Jeesus on meid mitte ainult isegi kutsunud, aga Jeesus on meid käskinud, uue käsu on ta meile andnud, et me armastaksime üksteist. Ja sellest armastusest tunneb maailm ära, et me oleme Jeesuse järgijad, ehk kristlased. See on see, mida kristlane tähendab. Jeesuse järgija. Ja läbi selle osaduse, mis meil on üksteisega, teineteisega koguduses, me ei pea nõustuma kõigis asjades, me ei pea olema iga asjaga nõus, aga me siiski saame üksteist armastada. Saame olla osadusest, toetada ja sellest inimesed näevad, et midagi on erilist nende kristlastega. Siin toimub midagi muud. See on inimesed, kes tulevad erinevast taustast ja siiski neil on armastus. Ja nüüd see ongi see hea koht, kus need kaks osadust võivad kokku saada, et kui meil on armastus isekeskis, siis inimesed näevad, et me oleme Jeesuse järgijad. Kui me oleme selles maailmas, kus me oleme, ma ei tea, mis on sinu maailm, võib-olla sa oled ehitaja, see on ehitusmaailm, võib-olla et kuskil finantssektoris on finantsmaailm. Inimesed näevad sellest armastusest, et sa oled Jeesuse järgija. Ja läbi selle sa saad olla Jeesus nende inimeste jaoks. Sa saad esindada Jeesust nendele inimestele. Nii et täna, kui te olete seal osaduses, siis
teeme niisuguse kokkuleppe, et leia inimene, kellega sa ei ole varem suhelnud. Võib-olla sa oled teda silma otsast nurgast kuskilt näinud, tead, et selline inimene on olemas, aga ta on võib-olla niisugune, võib-olla ei ole minu tüüp. Või ma lihtsalt pelgan temaga rääkida. Siis ma annan teile siis niisuguse väikse ülesande täna. Leida vähemalt üks inimene, kellega sa pole varem rääkinud. Ja mine tee temaga juttu. Kui sul ei ole nagu muud mõtet, siis mine ütle, et kuule, et Mihkel ütles, et ma peaksin kellegagi rääkima ja ma pole sinuga varem rääkinud, et tere, kuidas läheb, kuidas ilm on. Alusta millestki. Toetame üksteist. Oleme selles osaduses, armastame üksteist. See on midagi nii erilist, mis meil see ristteel on. Ja ärme võta seda iseenesest mõistetavalt ja hoiame seda põlemas. Oleme soojad, armastame üksteist, armastame maailma, kes siit uksest võib-olla võib sisse tulla või kes tuleb meie hoovi. Näitame Jumala armastust. Ja läbi selle siis me saame kuulutada evangeeliumi. Ja kui muud pääsu ei ole, siis me kasutame ka oma sõnu. Isa, õnnistan igat ühte, kes on täna veebi vahendusel, ekraani vahendusel seda kuulamas. Ja ma palun, et me võiksime püsida osaduses Jumal sinuga ja me võiksime olla osaduses üksteisega. Kui on midagi, mis me peame andeks andma, kui on midagi, mis peame andeks paluma oma vendadelt või õdedelt, siis isa, palun puuduta neid kohti meie südametes, me teaksime, kelle juurde minna, kellega rääkida. Ja isa, me tahame olla üks kogudus, me tahame olla see ihu, kes armastab üksteist ja läbi selle maailm võiks näha, et me oleme sinu järgijad. Ja me võiksime olla valgus selles maailmas läbi sinu armastuse. Jeesuse nimel. Amen. Nii et nüüd ei muud midagi, kui leia keegi, võta mingi anumaga juua, süüa, mine tema juurde, aja natuke juttu, näita seda armastust. Õpi tundma need inimesi, kes on meie ümber. Meid on palju ja kõiki me ei tunne. Ja hoiame seda ühtsust, seda osadust. Okei? Näeme, kui mitte varem, siis augustis.